See on palju enamat kui lihtsalt mainekatastroof. Ma mõtlen, kui mina oleksin peaminister, oleksin ma vallandanud. Ben-Gviri kohe. Ta peaks võtma president Trumpi sõnad ja ütlema, sa oled vallandatud. Kahju, mida ta Iisraeli riigile teeb, on uskumatu, on tohutu. Ma räägin Ben-Gvirist loomulikult, minister Ben-Gvirist. Ja eriti Euroopas, ma mõtlen, seal on 2 riiki, mis on tõesti, ma ei ütleks, et kaitsevad, aga hoolitsevad selle eest, et Iisraeli vastu ei oleks hääli, sest neil on enamus hääli. Need on Saksamaa ja Itaalia. Ja see tekitab tohutut kahju suhetes Iisraeli ja Itaalia vahel. Ja kõik see on eelvalimiste pärast. Ja kõik see valimiste pärast. See on valimiskampaania, see on TikToki kampaania, see on kohutav. Ja see on tõesti publikule suunatud ja ma parandan end, härra Dan, see ei ole lihtsalt mainekatastroof, see on poliitika küsimus. Aga võib-olla Iisraeli juhid ei mõtle sellele või ei mõtle piisavalt. Fakt, et iga asi, mida nad teevad või ütlevad, levib igale poole. Sa peaksid teadma. Ma olen minister. Ei, ma arvan, et Ben-Gvir saab sellest väga hästi aru. Ma arvan, et see on see, mida Jaki ütles. Ta keskendub sellele, kas tema partei saab järgmistel valimistel, ütleme, et 8 või 9 kohta. Ja püüab võita valijaid, kes võivad valida tema partei ja Likudi partei vahel. Muide, ka Likudi partei võidab sellest poliitiliselt. Jonathan Netanyahu astub välja, näidates end riigimeheliku välisministrina. Ja Netanyahu on samuti keegi, kes on vastutustundlik ning võib aidata võita tsentristlikke valijaid, kes võivad valida Likudi ja selliste parteide vahel nagu Benny Gantzi või isegi Naftali Bennetti partei. Nii et poliitiliselt võidavad mõlemad pooled, kuid loomulikult on kaotajaks Iisraeli riik. Muide, just viimaste minutitel liitus välisametnike paraadiga ei keegi muu kui USA suursaadik Mike Huckabee. Riigi suur sõber, Iisraeli riigi suur sõber. Keegi ei saa kahtluse alla seada tema parempoolseid vaateid muide, öeldes, et flotill oli rumaltrikk, kuid Ben-Gvir reetis rahva väärikuse. Nii et Mike Huckabee lisab oma nime sellele pikale, aina pikenevale Euroopa riikide nimekirjale, kes on selle vastu välja tulnud. Nii et poliitiline etendus, mis kahjuks Iisraeli jaoks mängitakse välja ka diplomaatiliselt. Ja siiski, kui me püüame seda võtta juhtumit kui võimalust võita, kas sellistes olukordades on võimalik võita või on pigem eesmärk kahju minimeerida ja mitte algusest peale kasu maksimeerida? Kui me räägime sellest flotillist, mis on tõeline provokatsioon Iisraeli vastu ja mille eesmärk on ainult provotseerida. Kõik tehti väga delikaatselt. Iisraeli kaitsevägi tegutses väga diskreetselt. Nad suutsid seda teha ilma suure meediaväestuseta. Kõik tehti väga peenelt ja korralikult. Ja siis äkki tuleb Ben-Gvir ja tekitab maailmas nii palju kahju. Ja sul on õigus. Ma mõtlen, on kohti, kus see ei muuda midagi. Ma mõtlen, Iisraeli kohta on alati kriitikuid, aga on kohti, kus mõnikord võidad või kaotad just nende küsimuste pärast. Ja kui see juhtub, siis see kinnistab seda valet kuvandit, mis Iisraelil maailmas on. Nii et me peame kogu aeg oma mainet kaitsma. Ja see tekitab tohutut kahju, mida oleks väga raske parandada. Samas see, et eriti Gideon Saar, aga ka Benjamin Netanyahu ja muide ka Yehiel Leiter, Iisraeli suursaadik Ameerika Ühendriikides, võtsid nii kiiresti, nii otsekoheselt ja nii jõuliselt sõna ning ütlesid, et see ei esinda meid, see on tõesti tugev sõnum. Muide, Saksamaa suursaadik Iisraelis märkis seda öeldes, kui rahul ta oli. Muide, ka Mike Huckabee mainis seda oma säutsus, rõhutades, kui oluline oli, et Iisraeli ametnikud reageerisid nii kiiresti ja nii jõuliselt sellele vastu. Ja Apex aitab kindlasti vähemalt kahjusid piirata, kui mitte näidata maailmale Iisraeli otsuste tegemise ja poliitika keerulisemat poolt.